Tere kuulama selle aasta esimest taskuhäälingut Piirilinna tervisejutud. Mina olen Riina Järvesalu ja täna on rõõm tervitada stuudios tohter Ingel Soopi. Tere tulemast. Tere, tänan kutsumast. Sina oled dermatoveneroloog, meil juba mõnda aega meie haigla elu ja patsientidega tutvunud ja täna peale pikka vastuvõttu me siis ka selle vestluse läbi viime. Alustame sinu tutvustamist algusest, et sageli on tohtritel mõni isiklik lugu või põhjus, miks nad just on valinud arstiks saamise ameti. Mis sinule inspiratsiooni andis? Minul kahjuks väga sükest inspireerivat lugu siia ei ole, et kooli ajal kõik ütlesid, et olen hästi tark, et siis peab midagi tarka edasi tegema ja siis mõtlesin, mis on kõige targem asi, mis ma oskan mõelda, siis ma läksin arstiteaduskonda. See elu on näidanud, et tark või mitte tark saab olla ükskõik millises valdkonnas elu valikus või haridustasemes, aga nii need elutee keerkäigud läksid, et siin ma lõpetasin ja nahahaigused eraldi valisin tegelikult natukene sellise töö ja eraelu tasakaalu hoidmise võimaluse tõttu, et on võimalus just ambulatoorselt töötada ka patsientidega, et neid haiglavalveid on vähem. Ja see, et mulle need nahahaigused üldse nii palju meeldivad, see on nagu siuke hilisem avastus olnud suur rõõm, et see eriala tõesti on see, mis just mulle sobib. Mis paraku ei tähenda, et see töö väga lihtne oleks, aga võimalus ikkagi öösel enda kodus magada, mitte öövalves on päris suur pluss minu jaoks, jah. Täiesti mõistetav. Ma ei saa kohe jätta küsimata ühte küsimust, mida ka väga paljud inimesed on tähele pannud, et nahaarstidel endil on alati väga ilus näonahk. Kas see on töö ja õppimise tulemus? Eks natuke seda küll jah, et ligipääs on ju suurem ja teadmised on suuremad, aga ega ei ole nii, et nahaarstidel nüüd ühtegi nahahaigust kunagi endal küljes ei oleks, et kindlasti natuke on geneetika, kindlasti on natuke see, et saab rohkem kreeme kätte ja teadlikkus võib-olla päikese osas on suurem, aga eks me kõik võime haigeks jääda ja ka nahaarstid samamoodi, et ega see ametivalikuga üksi me keegi kaitstud ei ole. Tegelikult sinu erialal saab ju ka spetsialiseeruda või nii-öelda valida, et näiteks sinu tore kolleeg Kaisa Viljar on meil hoopis botuliintoksiinisüste haiglas. Ja, see, et tehakse lisaks oma põhitööle mingid esteetilisi protseduure näiteks lisaks on üpris sage. Eriala siseselt, kas saaks spetsialiseeruda? Absoluutselt saaks spetsialiseeruda. Paraku meil Eestis on praegu sükene olukord, kus nahaarstid on üpris süke defitsiitkaup, ma usun, et patsiendid seda ise tajuvad ka, et on raske pääseda nahaarsti juurde. Mis tõttu sellist väga sügavat spetsialiseerumist eriala siseselt on üpris keeruline teha, me lihtsalt peame tegelema ikkagi kõigega, mis tuleb uksest sisse. Et mõnes mõttes on see väga tore, et see hoiab meele värskena ja näeb patsiente juba beebiaast kuni täitsa sinna hooldekodujaani välja, aga teisest küljest jah, muudab natuke keerulisemaks, et niisuguseks tipp spetsialistiks konkreetses valdkonnas võib olla natukene keeruline saada, et mina otseselt millelegi spetsiifilisele spetsialiseerunud ei ole. Ikkagi kõik, mis on nahahaigused, ka limaskeste haigused, dermatoskoopia, kõik käib minu valdkonda. Mina hetkel kirurgilisi nagu lõikusi, täislõikusi hetkel ei tee, aga põhimõtteliselt pisikirurgia samuti on dermatoloogia vaateväljas, et kõik süsteemsed ravid, pealemääritavad ravid, ühesõnaga kõikide valdkondadega tegelen. Kas saab öelda näiteks, et praegusel hooajal on miski, mis on väga aktuaalne? Talvisel hooajal on ta sageli sellised ekseemid lähevad halvemaks, et atoopilised ekseemid, nummulaarsed ekseemid, et sellised jutumärkides nagu sisemised probleemid, mis ei tähenda, et väliskeskkond neid ei mõjutaks, mõjutab ikka loomulikult, et nii kui õues läheb külmaks ja niiskeks, on teatud tüüpi niisugused sügelevad nahaprobleemid, mis siis tõstavad pead. Aastaringselt üldiselt pöördutakse ikkagi sünnimärkide ja nahamoodustistega. Akna ma ütleks ka, et on pigem aastaringne. Küll noortel võib-olla, ütleme see septembrist maini on nagu sagedasem, et suveperioodil sageli ongi veidike parem ja on nagu muud mõtted tihti peas, et siis kooli ajal võib-olla põrdutakse natukene rohkem. Praegu talvisel perioodil ikkagi need kuivad käed, kuivad sääred, sügelevad küünarlohud ja need on sellised populaarsemad teemad.
Missugused on need müüdid, mida sa, praegu me anname sulle võimaluse avalikult saada ümber lükata? Müüdid, oi jaa, päris palju on. Paljud on muidugi seotud ikkagi sellise päikese või sünnimärkidega, et suur nii-öelda rahvatarkus paistab olevat, et kui sünnimärk saab kriimustada või viga, et siis ta läheb halvaks. Et sellel tegelikult ei ole nagu tõepõhja taga, et praegused uuringud, nii palju kui meil on, mingit selget seost mehaanilise vigastuse ja mingi pahaloomulisuse vahel kuidagi ei leia. Et sageli tullakse mulle näitama neid suuri nahast kõrgemaid pehmeid sükseid nahatooni või helepruune sünnimärke, et nii koledad ja nii hirmus. Minu jaoks need on need kõige ilusamad, et nende see tõenäosus kuidagi hapuks minna on suhteliselt sama nagu igal ümbritseval nahal. Teine sage nagu ma ei tea, teadmine või kuidagi siuke eestlaslik suhtumine on see, et mida rohkem päikest, seda parem. Eestlaste stiilis 5 päeva nädalas olen kontoris, siis laupäeval on ilus ilm ja 8-8 uues päikese käes, vana nahk maha põletada, et siis tuleks päevitus peale, et siuksed hästi palju sellised teadmisi. See, et enne reisi peaks käima solaariumis, et siis on päevitus all, et siis saab nagu parem kaitse päikese eest, et liigne päike kindlasti meil valge nahaga inimesele head ei tee, et päikese kahjustuse jäljed ei tulegi nii väga vahetult pärast päikese käes olemist, vaid aastaid või aastakümneid pärast neid päiksekahjustusi, et eriti oluline on kaitsta just väikelaste või noorukea nahka, aga see, et kui esimesed noorusaastad juba möödas, see ei tähenda, et järgmise poole elust peaks niiviisi päikse käes praadima ennast, et see päike on väga võimas tegur seal taevas ja see UV-kiirgus, mis sealt päiksesest tuleb, omab reaalset riski valge nahaga inimesele, et lihtsalt liigse päikese eest ennast tasub hoida. Päikese head mõjud, positiivsed mõjud D-vitamiini tootmiseks, meeleolule, hormoontsükli reguleerimiseks ja nii edasi saame me kätte ka siis, kui me ei ole tundide viisi seal ilma nahakaitseta päikse käes, et päiksekaitsekreemiga saab neid riske oluliselt vähendada. Nulli me kunagi midagi ei saa tõmmata, aga me saame oluliselt vähendada. Ja teine võib-olla, mis on hästi sage, on siuke noortes, kellel on akne, selline enesesüüdistamine või siis ka siuke kultuuriline süüdistamine, et järelikult süüakse valesti või meegitakse ja see on selles aknes süüdi, et ei ole. Et toitumine võib mõjutada, meik võib mõjutada, aga need ei ole akne üldpõhjuseks, et akne on ikkagi seotud tavaliselt suguhormoonidega, kasvuhormoonidega, geneetikaga, stressiga, et ei ole inimesed nagu ise süüdi selles, et neil on akne, ei ole inimesed ise süüdi selles, et neil on mingi ekseemi tüüpi sügelev nahahaigus, et neid on võimalik ravida ja et seda, et naharavimid on väga mingid mürk või toksilised või ohtlikud või ainult maskeerivad sümptomeid, et ravivad ainult sümptomeid, mitte haiguse põhjuslikkust, et see on ka sageli natukene nagu võib-olla asjadest liiga hirmutatult rääkimine, et igal asjal on oma aspektid, aga need ravimid, mis me kasutame, kui nad on arsti juhiste järgi kasutusel, siis need üldiselt on väga efektiivsed ja ohutud kasutada ka, et selleks me olemegi, et nendest asjadest rääkida ja neid korralikult määrata ja neil kasutamist seletada inimestele. Internet on üks kõikvõimas koht, kus saab igasuguseid soovitusi ja ma kujutan ette, et nii mõnigi soovitus lubab tegelikult abi saamiseks tohtrikabinetis. Jah, absoluutselt jah. Väga sagedased on igasugused toidulisandid, et kui D-vitamiinide võtmisel ja üldse vitamiinide võtmisel on veel nagu teatud loogika, teatud loogilisus, mõttepärasus, siis erinevad toidulisandid, neil ei ole väga tõenduspõhisust taga, et mis see minu maailmas tähendab, et enamus inimestele see ei tee nagu midagi, me lihtsalt kulutame raha nende peale ja teisest küljest nad võivad tekitada erinevaid niisuguseid nagu nahalööbeid, et nagu ravimiainete tingitud nahalööbete gruppi käivad, ühesõnaga, et nad võivad nagu rohkem probleeme tekitada, kui nad üldse midagi potentsiaalselt head teevad. Mis on veel väga sagedased, on just nende põletikuvastaste kreemide nagu väga maha tegemine või selline jutt, et kõik meie nahahaigused pärinevad soolestikust, et kõik on seotud sellega, mis me ainult oleme söönud sisse endale ja et sellega me siis nagu teeme kõik asjad korda. Paraku nahk on ka iseseisev organ
ehk siis jah, meie teiste asjadega ühenduses küll loomulikult, aga ta on paraku iseseisev organ ja meie kõige suurem organ, et kui ta on haige, põletikus, katki, siis ta vajab ravi ja mitte ainult siis, ma ei tea, toitumise muutmist või ainult toidulisandit, et see on päris sage ja selliseid mitte, et looduslikud asjad oleks halvad, aga sageli sükestes ökoasjades, loodusasjades on sees teatud eeterlikud õlid, mis võivad omada teatud positiivset potentsiaali mõnedel inimestel, aga on ka päris sagedased allergeenid, nii et kes on tundliku nahaga inimesed ja nad panevad mingid looduslikku kuusevaigusalvid või mingid sellised asjad olid vahepeal hästi populaarsed, päris mitut allergilist reaktsiooni nende peale olen ka näinud, et see on ka niisugune teatud ettevaatlikkusega tasub. Aga sage on see, et mingi ravi, mis on nagu arsti poolt määratud, jäetakse pooleli, sest et internet on nii palju hirmutavaid nagu jutte täis. Et eks see on ka jälle see koht, kus peab olema võimalus inimesega nagu rääkida, et miks me mingit ravi teeme, kuidas ta toimib, mis selle nagu mõte on, nii et inimene ka saaks aru, et mida ma üritan talle selgitada. Mida sina ise oma naha heaks teed ja mida tegemata jätad? Pesen ja kreemitan, et ega ma väga midagi erilist ei ole teinud, aga ma võin ka öelda, et vaadates minu perekonna nahka, siin ongi hea geneetika, et see, et minu jaoks töötab selline lihtlabasem pesukeel ja suvalisem niisutav kreemi tähendab, et see on sobilik kõigile, et selle taha ei saa nagu kinni jääda. Liigse päikese vältimine on küll olulisel kohal, et kui ikkagi, ka minule meeldib tegelikult siuke pruun nahk, aga kui ikkagi päevast päeva vaadata neid päikese käes kahjustunud rinnakuid ja näonahka ja turjasid, siis ega kaob see isu natukene ära küll, et eks ma aeg-ajal võib-olla suveperioodil natuke neid ise pruunistavaid kreeme ka kasutan, mida absoluutselt võib kasutada, see on niisugune esteetiline valik, aga ega ma väga midagi rohkem ripsmeid värvin ja rohkem väga ei viitsi. Missuguse soovituse annad sa praegu kõikidele kuulajatele, kui sa mõtled just Valgamaa inimeste peale? Kandke kindaid, kandke selliseid kindaid, mis hoiavad külma, niiske, tuule või märja lume eemal endal kätest. Vanaema kootud villane labakinnas on väga tore, kui väljas on niisugune karge -20. Kui meil on vaja ikkagi midagi toimetada või tuleb selline klassikalisem Eesti talveilm külma, niiske, tuulega 0 kraadi ringes, siis villane materjal väga hea vastu nahka ei ole, et võiks olla selline kinnas, mis reaalselt hoiab selle külma niiske eemal. Ja teine on kätekreemid, et need käed on need põhilised, mis saavad vatti meil igapäevaselt, et kreemitage neid käsi, ärge peske ilma kummikinnasteta nõusid või tehke neid majapidamistöid, et kaitske oma nahka ärritajate eest, milleks väga sageli ongi külm tuul, vesi, seep, ei olegi mingisugused ulmekemikaalid, olid hästi igapäevased asjad. Kreemitage. Kõige parem kreem on see, mis teile endale meeldib, ükskõik mida ütleb arst või naabritädi või ajakiri. Kui teile endale meeldib, see teeb naha pehmeks ja heaks, siis ta ongi hea kreem, et siis te seda kasutate ka. Ja proovige oma huuli kaitsta samamoodi, et see külm niiske tuul kipub neid katki tegema, et hügienilise tuule salvid, ka vaseliin on tegelikult väga hea, et ei pea üldse olema mingid kallid eriskummalised tooted, midagi, mis endale sobib ja see regulaarsus, et nahk paraku läheb sinna alla nagu meie muu enesest hoolitsemine, et kreemitama peame, kuigi juba oleme kreemitanud, et pead peame ka pesema, kuigi juba see nädal oleme pesnud ja sööma peame ka, kuigi hommikul juba sõime, et ongi vaja korduvalt teha, et saada seda efekti ja et see efekt püsiks ka. Kas see, et käreda pakasega niisutavat kreemi näole panna ei tohiks, on tõde või müüt? Tohib ikka, aga vahetult pärast kreemitamist õue ei soovitata minna, sest et lihtsalt see temperatuuri jahtumine on nii palju kiirem, et niiske asi kaotab seda soojust, aurustub kiiremini ära, et kreemitada võib, aga sinna võiks jääda väikene vahe ja talveperioodil on sellised eraldi nagu külmakreemid olemas, mis on siis mõeldud barjääri kaitsma natukene, et looma sükse kunstliku kaitsekihi välise külma tuule ja külma õhu ja siis naha vahel, aga ka nende puhul soovitus on ikkagi väikene vahe enne, kui vahetult õue minna. Samuti võib neid kasutada pärast, siis kui me oleme tuppa tulnud, et seda nahka kaitsta ja toetada.
Meil on kahtlemata hea meel, et Valga haiglas on nüüd lisaks tohter Oliver Taulile, Kersti Rüüterile ja Kaisa Viljarile ka oled sina, Inger Soopa. Me teame ainult nii palju, et sa vist oled pärit Kärdlast. Ja, mina olen täitsa Hiiumaalt pärit, et ega mul Valgaga tegelikult väga suurt seost ei olegi. Ja mina varem töötasin Ida-Tallinna Keskhaiglas Tallinnas, nii residentuuri ajal kui ka pärast residentuuri lõppu. Aga kuna minu elukaaslane on Lõuna-Eestist, siis liiga pikalt sinna Tallinnasse niiviisi iga nädal või iga päev sõita ei jaksa. Et tulin otsuse siia poole tulla ja Valga osas pean kiitma teie uut ravijuhti, kes tegi väga palju tööd ära, et saada endale siia uusi noori kolleege, entusiastlikke kolleege, kes tahaks teha ja toimetada, et selle tõttu praegu sai valitud Valga, jah. Aitäh, et ka sina tahad meil olla ja edasi toimetada ja edu. Aitäh kõikidele kuulajatele.